Hea meel, kallis televaataja, on leida teid taas teleekraanide eest. Ja on ka põhjust, sest algab uus hooaeg. Keskkonnasaatel Jälg. Ja jäljed viivad meid täna meie väikese riigi pealinna erakordselt mitmekesist loodust avastama. Me saame teada, kus on Tallinna elurikkuse hotspot või miks on Tallinn nimetatud Põhjamaade orhideede pealinnaks. Juba paar suve on Tallinna linnaruumis märgata niitmata jäetud haljasalasid, mis oma õiterohkusega võivad silmad ette teha nii mõnelegi looduslikule aasale. Euroopa rohelise pealinna tiitli tuules rajatud lilleniitusid on Tallinnas kokku 3,5 hektarit, 14 erinevas asukohas, ka seal, kus lilleilu vast kõige vähem on oodata. Aga siin on üks ilusasti ära õitsenud lilleniit, mis tegelikult praegu on siis selles etapis, et lihtsalt ohtralt külvab seemneid, eks ole? Ja, et siin ongi näha, et siin on siis harilik sigur, juba seemned tulevad. See on see sama harilik sigur, see nagu siguri juur, millest saab... Just, sellest saab kohvi. Millest saab kohvi, mis on üks minu lemmikuid jooke. Juba siit seemned niimoodi pudenevad, mis on väga selline struktuurne taim, on siis metsporgand. On selline. Ja, näeb välja nagu porgand ja näe, seemned on ka siin sellised... Pudisevad. Selles mõttes, et mõnes kohas võib selline kooslus olla täiesti looduslik, aga siin linnakeskkonnas ta harva satub nii mitmekesine olema, nii et see siia on rajatud. Ütle nüüd, Tallinnas on 14 lilleniitu praegu, eks ole? Kas need niidetakse ühel hetkel maha ka või nad jäävadki püsti? Ja, neid niidetakse, neid peab niitma iga aasta üks kord, vähemalt üks kord ja neid ette ongi nähtud, et neid niidetakse sügiseti ehk siis varsti-varsti. Ja see siin siis lasemegi taimedel nii-öelda ilusti oma seemned lahti lasta ja siis niidetakse maha. Ja, just. Haljasalasid vähem niita on uus suund, millest kõrvale kalduda ei ole plaanis. Küll aga on see tekitanud üsna palju küsitavusi. Arvatakse, et kõrges rohus pesitsevad puugid või on niitmata roheala lihtsalt kole. 75% tallinlastest ütleb, et see on okei, et linnas on selliseid alasid ja 25% ütleb, et nii peab olema. Kuidas nende niidetud ja niitmata aladega nüüd linnas lood on? Tegelikult on nii, et kõige parem ongi mitmekesisus. See tähendab, et on nii neid alasid, kui on ka neid alasid. Inimesed tegelikult võiksid harjuda sellega, sellepärast, et linnades on seda muruala lihtsalt liiga palju, sest linnad on ka sellised tihedad keskkonnad, kontrollitud inimese poolt ja seetõttu inimene kaotab selle sideme loodusega, et teadlased on seda nimetanud kogemuse väljasuremiseks. Et mõeldes kliimamuutustele ja nendele äärmuslikele ilmaoludele, siis valingvihmad, need suured ja tugevad vihmad, et juurestik ja see taimestik on just selle jaoks, et seda vihma paremini siduda. Kui taimestik on suurem ja kõrgem, siis tal on see võime palju parem. Teine aspekt on see, et need lilleniidud, ka põõsastike puud, nad alandavad kuumust, ehk siis võtavad temperatuuri allapoole selliste põueperioodidega. Mis saaks olla veel lahedam, kui linna elanikuna nautida linnamõnusid, aga samal ajal osa saada ka loodusest? Kogukonnaaiad, mis Tallinnas üha populaarsemaks saavad, võib-olla pakuvadki just seda miskit, mis muidu kiirest linnaelust puudu jääks. Hetkel on Tallinnas kokku 46 tegutsevat kogukonnaaeda, kõige uuem ja kaasaegsem neist on kevadel valminud pelguaed. See aiaosa, kus me praegu oleme, see on nüüd tegelikult siis see, kus erinevatel linna inimestel on siis oma väike paar ruutmeetrit lapikest. Ja, nad on saanud valida. Meil oli kevadel
üleskutse, registreerige ennast aednikuks, nad said valida, kas tahavad aiamaal aiandada või peenrakastis. Kas see oli siuke konkurss, kus te pidite tikutulega taga otsima neid inimesi, kes siis tahaksid tulla näpud mullaseks teha või? Me ei teadnud, mis meid ootab. Me arvasime, et tuleb populaarne, aga et see tuleb 2 korda populaarsem, kui meil on ruumi, ehk siis 200 inimest soovis ja kuskil circa 100 me saime vastu võtta. Kumb ta on? Kas see on nagu vajaduspõhine siin, et inimene tunneb, et ta tahab täna ise oma kurgi kasvatada, no tegelikult tervet nagu talvesaaki sa siit ikkagi selle lapi pealt nagu, kuigi need porgandid on küll ilusad. Jaa, siin on väga hooles aednik olnud. See on kombinatsioon ja see väga erineb. Kogemus näitab, et väga paljud tulevad siia lastega, näidata, kuidas porgand kasvab, et ta ei tule poest kilekotist, samuti väga palju eakaid, kellel on olnud maakodu, tunnevad ennast üksikuna, et see on hästi tugev sotsiaalne aspekt, et selle tõttu kogukonna, et sõna kogukond on ka seal ees. Лук, петрушка, базилик. Очень люблю укроп. И вот уже убрала совсем салат. 2 вида салата. Все лето ели. No mitte ainult ei ole siin vägevad peenrakastid ja põllulapikesed, vaid siin on ka täiesti high-end kasvuhoone, ütleks. Ja see on üks videovalvega. Ja võib-olla Eesti üks uhkemaid kasvuhooneid just selle tõttu, et siin on kasutatud ikkagi pigem keskkonnasäästlikke materjali, see on täis puit, ta on ka soojustatud sokliga, et seda hooaeg oleks pikemalt sügisesse. Kui sa näed, et midagi on valminud, kindlasti pigem söö ära, et ta ikkagi ei mädaneks otsas. Ja ma just tahtsingi pakkuda, et kindlasti siin saab katsuda, et mõni, mis on siuke pehmem, et saab degusteerida ja proovida. Sealsamas Pelguaia kõrvalt aga kulgeb ka Putukaväil. 14 kilomeetri pikkune 6 Tallinna linnaosa läbiv rohekoridor, mille üks ots asub Telliskivis ja teine Nõmmel. Mis siis siia Putukaväilule nüüd tuleb? Et tundub, et hakatakse uut maja ehitama. Isegi mingid torud on kuskil seal sees, aga ikkagi tuleb siis siukene nagu aed või kujundatud nii-öelda rohekoridor. Ja siin on suureks väljakutseks tõesti need trassid, mille tõttu ju selle lõigul on väga palju ehitustööd ja tegemist on ka selle ruumi lõiguga, mis on ka võib-olla linna kodanikul kõige aktiivsem koht. Siin tulevad betongiväljakud, välijõusaalid, siin on juba koerteplats, sealpool ka lastele mänguväljakuid, et koht, kus just olla aktiivsemas võib-olla linnalooduse siukses olukorras ja lõpuks ongi meil selline sujuv liikumine mitte ainult siis inimestele, et see on kindlasti üks pool, et teha seda linnaloodust ligipääsetavaks, aga teiselt poolt, et katkematu viis väikestel linnaloomadel, putukatel, kõigil liikuda. Õismäe rabas kohtume orhideede tundja Rainer Kurbeliga, kes on pealinna orhideedest lausa eraldi raamatu kirjutanud. Põhjus selles, et Tallinn on kaunite käpaliste poolest erakordselt rikas linn. Lihtsalt, et te teaksite, siis terve Eesti peale kasvab kokku 40 orhideeliiki, aga Tallinnas kasvab neid lausa 20. Mis nendest kõige haruldasemad on? Teisest kaitsekategooriast on meil kuldking. See on päris haruldane asi, siis Paljassaares on Jumalakäpp ühes kohas, see on haruldane. Kõdukoralljuur on haruldane, Pääsküla rabas. No ma tean, et sa oled tegelikult välja spottinud eriti vahvate orhideede nagu kasvukohad ja mina näen siin prügikasti, pinki, no täiesti linna elemendid ja sina tead, et siin taga nagu meeter eemal kasvab. Siin rabas on ikka käidud ja need kohad on kõik meelde jäänud, jah, et siit, no näed, siit samast me võime leida siis sooneiuvaipa. Üks igavene ilusate õitega orhidee ja mis siis praegusel ajal teda eristab see, et tal on sellised suured kuprad ja rippuvad kuprad, mis orhideede puhul ei ole üldse väga tavaline. Siit on nüüd meil hea vaadata. Ja see õitega on 13 juuli ja täna on siis 29 august. Üks meie tavalisemaid ja armastatumaid käpalisi on ööviiul, mida paraku tihti ka korjata armastatakse. Muuseas, kõikide kaitsealuste liikide noppimine, vaasi või lausa väljakaevamine on rangelt keelatud.
jah, ööviiul õitseb ju jaanipäeva ajal, seda võiks juba peaaegu iga eestlane teada. No see lõhn on lihtsalt mingi... Just, õhtune ööviiulite lõhn peale vihma ja see on kõik täiesti lummav. Aga hetkel on ööviiulid meil vot sellises staadiumis täiesti viljunud. Praegu on nad veel rohekad ja mida rohkem sügise poole, seda pruunimaks lähevad. Siis nad siit lõhenevad ja seemned lendavad laiali. Ta on ikka tugevasti õnnistatud sellega ja meil Tallinna linn on kunagi rajatud niivõrd hea koha peale. Mitmekesise loodusega kohta, jah, kus on nagu kõike. Ja see kõike on siin ka säilinud. Vaat see on nüüd oluline moment. Et näiteks ma võin tuua siukse näite, et Berliinis on praegu 8 liiki, aga oli 23. Ehk siis inimtegevused just, ikkagi... kõik ehitustegevused ja igast arendused ja linna loomulik laienemine. Tallinn on ju ka laienenud, aga meil on kuidagi õnnestunud säilitada rohealad. Ja ütleme meie need tuumikalad, mis annavad sellist loodusele väga palju juurde. Siit-sealt me oleme nagu järgi andnud, aga suures pildis on meil väga hästi. Üks täiesti ainulaadne koht nii Tallinna kui tegelikult kogu Eesti kontekstis on Astangu Mäeküla piirkond, mis tulevikunägemuses peaks olema kaitseala. Tegu on Tallinna liigirikkuse kuuma punktiga ja seda nii mitmelgi põhjusel. Ükstapuha, milliseid liigirühmasid me vaatame, Astangul on nad olemas ja nad on siin väga liigirikkalt esindatud. Näiteks siin on leitud veerand Eesti samblikest, veerand Eesti sammaldest, kõik Põhja-Eesti roomajad on olemas ja kahepaiksed. Siin on tolmeldajatele suurepärased elupaigad ja see kõik pakub inimestele loodushüvesid. Lisaks sellele, et nad siin talvituvad, siin käib sügiseti ka kõva parvlemine. Ja parvlemine tähendab seda, et vanad nahkhiired tulevad siia ja näitavad oma järeltulijatele, et siin on üks hea koht, kus saab talvituda. Ja niimoodi lendab siit kohast läbi ekskursioonil, olles tuhandeid ja tuhandeid nahkhiiri. Pealiskaudsel vaatamisel tõesti tundub, et võib-olla esteetiliselt isegi kole, aga tegelikkuses on sellised lodumetsad ja sealsed need tüükad ja kõdupuit ja lamapuit, see kõik on elupaigaks kümnetele, kui mitte sadadele erinevatele liikidele. Ja need on sellised liigid, kes just sellises elupaigas elavad ja ükski teine elupaik, mida inimene oleks võimeline looma, ei ole neile enam sobilik. Kohaliku kaitse alla on Tallinnal plaan võtta ka Kakumäe mets, laiendada aga merimetsa kaitseala. Metsadega on üldse Tallinnat õnnistatud. Viimased uuringud näitavad, et mitmest 1000 hektarist metsast on vähemalt 100 hektarit vääris elupaiku. Mis tähendab seda, et tegemist on selliste vanade, väga väärtuslike metsalaikudega, kus on väga sellise kitsa elupaiga nõudlusega liikidele sobilikud tingimused. See, et nendest Tallinna metsadest juba praeguse teadmise kohaselt on 100 hektarit vääriselupaigad, see näitab ikkagi, et me oleme suutnud kas siis sihilikult või kogemata aastakümnete ja aastasadade jooksul midagi õigesti teha. Mitte kaugel tulevasest Astangu Mäeküla kaitsealast asub Tallinna suurim kahepaiksete elupaik. Igal kevadel rändavad tuhanded ja tuhanded konnad teispool Astangu teed asuvatesse tiikidesse kudema, sest seal on nad kunagi ka ilmale tulnud. Paraku hukkuvad neist paljud tee peal liikluse tõttu. Seetõttu on juba aastaid öösiti konnarände ajal kehtestatud liikluspiiranguid.
sigimiseks on vajalikud siis päikesele avatud veekogud ja siis toitumiseks ja talvitamiseks on vaja olenevalt liigist, et enamusele siis sellist metsaelupaika ja siin Astangul ongi nii, et see niisugune märg sanglepik jääb ühele poole Astangu tänavat ja teisele poole Astangu tänavat jäävad siis need päikesele avatud lombid või tiigid tegelikult ja kahepaiksed on siin aastakümneid, kui mitte kauem käinud sigimas ja nad pöörduvad igal kevadel oma sigimispaikadesse tagasi. Kahepaiksed on Eestis looduskaitse all. Kahjuks on metsade ja märgalade kuivendamise, kudemistiikide hävimise ja kliimamuutuste tõttu nende arvukus vähenemas. Ütleme, et see Astangu piirkond on üks paremaid kahepaiksete elupaiku ja siin on ka üks suuremaid näiteks rabakonna, rohukonna, ka hariliku kärnkonna populatsioone, aga samas me märkame siin sama tendentsi, et igast küljest tuleb arendustegevus peale, neid märgalasid kuivendatakse, nii et tegelikult ega kahepaiksetel siin nii-öelda nagu paremaks ei lähe ja nagu me näeme, ega inimesed ei ole ka väga nagu oma tegevuses neid väikeveekogusid soosivad, Prahti täis reostunud veekogudes ei ole konnade sigimine enam edukas. Et luua paremad sigimistingimused kahepaiksetele, on algust tehtud kahepaiksete kudemisveekogude väljapuhastamisega. Kõige esimesed väiksed tiigid said tehtud Merimetsa kaitsealale, kuhu siis eelmisel sügisel ka taastati 5 väikeveekogu. Seireandmetel me teame, et sellel kevadel seal sigisid juba harilikud kärnkonnad, rohukonnad ja tähnikvesilikud, nii et tegelikult juba vähem kui aastaga võeti konnade poolt need veekogud kasutusse, nii et tegelikult täpselt sama mustrit me väga loodame näha siin järgmine kevad. Kõigepealt pumbati see must vesi siit välja ja siis kopaga puhastati põhimõtteliselt tiigi põhi ja kaldad siia kogunenud orgaanilisest settest ja mis siin salata, siin oli ikka meeletult ka prügi. Siit tuli välja autokoorma täis rehve ja kõik võimalikku sodi ja kilakola, mida nagu üldse võib ette kujutada või isegi ei kujuta ette tegelikult, et nagu veekogusse loobitakse. Et see on iseenesest väga kurb, sellepärast, et ega sellised väikeveekogud, need oma looduslikult olemuselt nad stabiliseeruvad ja nad ei kasva kinni, nad ei muutu sellisteks mülgasteks, kui meie seda ise ei soodusta. Üks põnev fakt, mis on omadega natukene rabas ka, on see, et mitte üheski Euroopa pealinnas ei ole säilinud päris looduslikku raba. Aga Tallinna kesklinnast 30 minuti autosõidu kaugusel on Pääsküla raba, mis on tegelikult ainus, mida on veel võimalik taastada. Siin on meid aidanud üks asi, mis on katastroof, mis oli tegelikult 20 aastat tagasi, mis oli põleng. Ja see ala põles ära ja tänu sellele on nüüd kasvanud siia ainult selline kerge 20-aastane mets, mida saab veel eemaldada kergesti. Pääsküla raba näol on tegu suures osas kuivendatud ja metsastunud rabaga. Kuivenduskraave on rabasse kaevatud alates üle-eelmisest sajandist, kui soo asemele hakati heinamaad rajama. Nüüd aga luuakse vabatahtlike talguliste abiga, käsitööna ja võimalikult väikese jalajäljega kuivenduskraavidele paisusid. Et siin me näeme esimest paisu, mis on selles rabas eelmine aasta tehtud koos Johannese kooli õpilastega. Talgutöö. Talgutöö, puhas talgutöö ja hästi säilinud. Mida paisus üldse vaja on? Selleks, et need kuivenduskraavid, mis näevad küll praegu selliselt, et nad on pealt nagu kinni kasvanud ja võiks tunduda, et hakkavad rabaks muutuma.
tegelikult toimivad edasi. All toimub voolamine edasi kuivenduskraavi pinna all ja selleks on vaja teha need paisud, et siis see veevool seal all ära takistada. Jah, sest et siin on tegelikult selleaastane pais, nüüd värske pais suhteliselt. See on nähtud nüüd 2 või 3 nädalat tagasi. Vaata, need ongi nüüd need pätsikesed, mida te siis välja siit kõrvalt kaevate. Need on kattepätsid, et need on tegelikult siit samast kõrvalt sellest august kaevatud pealmised mättad. Muuseas, see väga mõnusasti vetruv sillakene siin on esimene talgu korras vanale kuivenduskraavile tehtud pais 2 aastat tagasi. Talgulistele lisaks toimetavad rabas ka veel koprad, kes oma tegevusega aeg-ajalt üleujutusi tekitavad ning seeläbi tahtmatult madalsoid taastavad. Siit nüüd edasi ilma kummikuta enam ei pääse. Ja oleks me siia 2 päeva tagasi tulnud, oleksin veel kõrgem. See kõik vee all juba on. Sest et siin on koprad, siis teevad inimeste eest seda tööd ära. Just. Et siin tegelikult see, mis me siin kahel pool seda lauted näeme, on esimene staadium madalsoo taastamiseks. Et see ujutab metsa üle, siis surevad puud ära. Nii palju kaugele oleme linnaosavalitsuse saanud, et nad kavatsevad teha siia sellise ujuv tee, mis on nende ujukite peal. Et siis, kui veetase tõuseb ja langeb, siis ei pea kopratamm ära lõhkuma, siis saavad inimesed käia ujukite peal. No, see on väga loogiline. Miks te neid rabasid taastate? Miks see tähtis on? Arvestades meie kliimamuutuse teemat praegu, siis igasuguse märgala taastamine on maa tulevikule ja inimkonna säilimisele väga oluline asi. Ja miks ta on see, et märgalad hoiavad vett kinni. Ja siin Tallinna linnas samuti, et tegelikult kui palju me teame, millised valingvihmad, kuidas on suurenenud igasugused looduskatastroofid, üleujutused, siis tegelikult märgalad on nagu käsnad, mis tegelikult aitavad selle vee ära imeda ja hoida seda vett. Mõned asjad said nüüd vast selgemaks. Näiteks see, et elurikkusega on Tallinnas asjalood ju päris hästi. Ja mida see tähendab? Hoidke silmad kõrvad lahti. Äkki leiate teiegi Tallinnas liikudes mõne haruldase taime või loomaliigi. Järgmisel korral on meil käsil juba uued ja veelgi põnevamad teemad, nii et olge platsis.